Eelmisel hooajal kuulus Subaru kirjadega naiste arvestuse üldvõitja Roosa liidrisärk lõpuks Janelle Uibogandile, kes pani taskusse 3 etapivõitu, 1 teise koha ja 2 kolmandat kohta. See oli tema esimene Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja üldvõit. Ka uuele hooajale läheb ta vastu optimistlikus meeleolus. Kas sel aastal suudad siis tiitlit kaitsta? Tahaks, et eesmärk on ikkagi etapid kokku saada ja endast parim anda. No, täna käisid ühte etappi juba piilumas, mis toimub teistsuguses formaadis kui tavaliselt. Siin Palamusel Kalevipoja rattamaratonil, et milline see rada oli ja mis mulje see sulle jättis? Üldpildis ütleks, et rada oli kiire, aga oli ka tõuse ja mõni selline natukene järsem koht, mis vajab ikkagi tähelepanu ja natukene oskusi, et leiab siit kõike. No kuivõrd erinev selline sõit siis tavalisest massstardi sõidust olema saab? Ma arvan, et see natuke hakkab sarnanema nii-öelda eraldi stardile, et sa pead olema iseenda tempotegija, et mitte ei ole see, et sa üritad kaasvõistlejatega kaasa minna ja pingutad, vaid on see, et sa pead ise suutma kogu aeg ennast piitsutada ja pingutama seepärast, et sõit käib ajale, mitte justkui nii-öelda kohale. Et kuklas on kogu aeg see hirm, et äkki keegi tuleb ja teeb üle ja? Nojah, et eks siin võivad sekundid ja sajandikud minna juba siin väga pingeliselt kohti nagu lugema, kuigi ise seda tegelikult ei teagi, nii et tuleb ikkagi lõpuni välja panna. Aga ometi tänane rada, et kas oli ka selliseid kohti, kus tegelikult nii-öelda kihutamise asemel oleks tahtnud ehk hoopis kinni pidada ja natuke ringi vaadata? Mõni koht ikka on, et kindlasti, et siin kandis on väga ilusaid kas või siin samas Palamuse ise stardipaigas, et siin on muuseumid ja ikkagi ajalugu, aga rajal ka just nimelt need suured kollased rapsipõllud näiteks ja voorte pealt on väga ilusad vaated, nii et nägemist on ikka. Selle raja puhul, et mida sa soovitaksid nii-öelda kaasvõistlejatel meelde jätta ja silmas pidada? Kindlasti tasub olla ikkagi ettevaatlik ja väga tähelepanelik, et kui sa tuled nagu üksindas ja võistlema, et siin ei ole rajaturvajaid, et ikkagi autoteede ületused ja kurvid, et tuleb hoida silmad lahti, et kus need nooled on ja et kui on selline märk väljas, et siis veel enam, et võta hoog maha ja ole ettevaatlik. Enne igat võistlust tasub ikkagi ratas üle kontrollida ja mehaaniliselt korda teha, et ta ikkagi toimiks ja rehvid üle kontrollida, et see on alati teema, aga ma arvan, et siin on lihtsalt, kuna rada on kiirem, et siis ei ole vaja nii suure mustrilist rehvi, vaid pigem võib-olla pisut kiirem selline. Kuidas siin rajal nagu targem nii-öelda peale minna oleks, kuidas oleks tark rajal energiat jagada, mida nagu silmas pidada, et kus on need raskemad kohad, et kas alguses tagasi hoida või tuleks rohkem jätta nagu alguse peale kogu see põhienergia või kuidas sa seda iseloomustaksid? See sõltub kindlasti sellest, et kas sa sõidad poolmaratoni või maratoni või GP-d, et need, kes sõidavad poolmaratoni, et kuna rada on kiire, siis ilmselt on see, et punn on nagu terve ringi ikkagi põhjas, aga nagu raja keskpaigas on selliseid natukene nagu keerulisemaid kohti, et seal on nagu natukene tõusudel seda energiat rohkem vaja, nii et ei tasu ennast nagu enne neid ikkagi päris nagu tühjaks veel kühveldada. Aga GP jaoks? GP-l tuleb sõita ikkagi igat ringi targalt, kuni lõpuni välja. Mis on sinu jaoks siis nagu tähtsam? Tähtsam on nagu etapivõit, üldvõit või äkki sul hooajal hoopis mingi laiem ja suurem eesmärk? No, eks neid laiemaid ja suuremaid eesmärke on ikka veel, et mitte ainult nagu Eesti piirides, aga ikkagi välismaal. Aga kui rääkida nüüd niimoodi sarjast, siis ma võtan ikkagi etappi korraga. Et selles mõttes, et sa hoiad silmas seda üldeesmärki ka, et kui on võimalus ikkagi sari kokku saada, aga iga etapp tuleb võtta ikkagi nagu eraldi, et selles mõttes, et parim seal anda ka. Aga välismaistest võistlustest jah, et eks siin see viirusepuhang on kalendri väga pea peale keeranud ja välismaised sõidud hakkavad siin üsna hilja ja loodetavasti need ikkagi nüüd hakkavad ka, et enam asi hullemaks maailmapildis ka ei lähe, et
et praegu siis näiteks oktoobri lõpus võib-olla kõige olulisem ongi maailmameistrivõistlus maratonis. Mis eesmärgid sa seal endale seadnud oled? No mullu ma tegin maailmameistrivõistlustel debüüdi, nii et nüüd on kindlasti ikkagi eelmise aasta koht üle sõita, et seal ikkagi edukam kohe olla, et